Kes see tuli? Ta ei tule sul sinna. Kuna mul on emal praegu puhkus, siis veetsin eile enamus päevast temaga, käisime natukene linnas ringi ja tulin trepist üles. Ja täna ta tahtis ka natuke ringi kalada, siis ma mõtlesin, ma lähen kaasa temaga, et saab kodust välja ja liigutada ennast. Nii et ja kohe hakkan virsikut sööma. Mulle hullult meeldivad virsikud ja nektariinid. Et ja homme ma käin ka korra linnas ära, toon aktiivsusmonitori tagasi. Ja siis hakkab minu kord seda testida. Nii et siis selleks ajaks, kui Beebi ükskord kunagi varsti äkki millalgi kunagi jõuab, siis kui läheb selleks vankriralliks, et siis saan aktiivsusmonitoriga mõnusalt neid samme lugeda. Praeguse hetke kõige lemmikum riietusosa, mingi 10-eurone Glade H&M-ist, aga kuna ta mõnusalt venib ja läheb ilusti selga, siis sellega on hea käia igal pool, et me tegime isegi oma kõhupildid selle sama Glade'iga, nii et siis aeg minna. Me tulime Piritale jalutama. Mõtlesime, et vahelduse mõttes võiks kodust eemal ka natukene jalutada. Eevee! Ja muidugi, kuna me jalutame, siis meil on Pokemon ka lahti. Panime mõlemad endale viirukid tööle ja nüüd siis korjame Pokemone ja Pokestoppe ja kõiki asju. Inimesed naudivad suverõõme Pirita jää peal. On ju? Ka. Tahaks küll, jah. Mõnus ilm on. Siuke nagu soe. No siuke jahedam soe tegelikult, aga et laus päikest ei ole. No jahedam soe, aga lihtsalt mõnus on nagu jalutada. Vaatame, kuidas. Ma läheks sadama poole, siis oleks see teed. Kuna me jalutame, siis why not Pokemon Go lahti hoida. Vaatasime igasuguseid tips and tricks videosid ka enne. Paar asja saime. Aga pooled olid nagu mingid sellised asjad, mida räägitakse. Ja enamus teadsime ka. Jah. Aga jah, nii et siis nüüd jalutame, et kuna lõpurasedatel soovitatakse alati hästi palju jalutada, siis me siis ka jalutame ja kasutame ära võimalust, et saame Pokemonis edasi areneda. Siin ei näe praegu midagi. Tulime siia jätsadanasse. Mõnus on see. Me jätsime enne Timmu õue. Nüüd ta tuli siia tere ütlema. Tere! Tere, vanamees! Tere! Timmu! Joki! Joo! Kas nüüd lähme tuppa kõik? Lähme tuppa! Lähme tuppa! Kus me lähme? Kus me lähme? Lähme tuppa! Me tõime poest endale kõrsikuid, Nutellat ja nüüd me hakkame Pokemoni edasi vaatama meeldetuletuseks. Tahtsin seda Fitbiti aktiivsusmonitori kiita. Eilsest on see mul siis nagu käe peal olnud ja mul oli ta öösel ka. Et siin praegu näitab kella. Ja sellel on äpp ka, kus näeb põhimõtteliselt sama infot, mis sealt monitori pealt ja rohkem ka, et sealt näeb samme, korruseid, vahemaad, kaloreid ja siis see minut, seda minutite värki ei ole. Aga ühesõnaga
need esimesed 4 asja on kindlalt seal olemas. Ja mis mulle hullult meeldib on see, et see pulss on ka seal olemas, et ta praegu mõõdab mul vist, sest see just muutus. Et kuna ma räägin ja mul on suur kõht, siis mul on pulss on kõrgem. Ta päris 100 ei ole mul tavaliselt, on ikka natukene alla 100. Siis ma olen unustanud 1 veeklaasi panna, nii et ma pean täna veel kõvasti jooma. 3 klaasi vett kindlasti. Ja et jah, siin saab tegelikult toitumist ka veel sisse panna. See on vana kaaler, ka seda vaadake, praegu ma kindlasti nii vähe ei kaalu. Ja mis mulle hullult meeldib on see, et ta isegi trackib mu magamist. Ja creepy. Ja palun. Jõeldagi just süüa. Aga igastahes siin on näha, et ma olen 1 korra täna öösel üleval olnud. See oli see rasedate vetsupeatus. Ja siin ütlebki, et 1 korra üleval ja siis 19 korda restless. Mis andis kokku 37 minutit, aga samas magasin 9 tundi ja 25 minutit. No, selles suhtes, et ega ta täpselt 100% kõike nagu ei saa mõõta, aga enam-vähem on see küll suht täppi, eks ma ilmselt pööran ennast päris palju jooksul, et ma ei tea, kas see, mida ta täpselt seal mõõdab, aga ühesõnaga ma olen nagu täiega vaimustuses praegu. Ja see, et neid samme taga ajada, see on nagu ka täiega mõnus, ajab täiega hasarti. On ju? Joo. Aga nüüd me hakkame sööma, eks? Joo. Eriti hea fail oli Rimiga praegu. Me üldjuhul väga Rimis ei käi, aga meil see Joeli käes on see Rimi kaart, et kui ta tangib, siis ta saab seda kasutada ja neid Rimi punkte koguda. Ja siis me käisime just Rimis. Ja ma kassas olles mõtlesin, ma küsin nagu müüja käest, et kas seal kaardi peal nagu seda Rimi raha ka on, et kasutaks ära. Aga ma ei küsinud. Aga ma oleks pidanud, sellepärast, et ma nüüd hakkasin just tšekki ära viskama ja siis ma vaatasin huvi pärast, et palju seal seda Rimi raha peal on ja seal oli 16 €. Ma oleks tasuta saanud kogu meie ostukorvi. Nii et järgmine kord Joel, kui me Rimisse läheme, siis me peame meelde jätma, et meil on 16 € Rimi kaardi peal. Tea, kas on kuulda ka, aga ma kohe saan teile näidata ka, millega ma sõidan. Anti mulle viisi enda auto parandusse ja siis küsisin asendusautot. Aga ma üritan kuskil seisma jääda, siis ma saan teile näidata, millega ma sõidan ka. Natuke väljast ja seest filmida, aga esmamulje on päris tore. Nägu igatahes särab. Nii, kõigepealt näitan sisu, kuna ma olen sees, siis istmed juba on päris siuksed mõnusad. Alcantara, täpselt siuke lemmik autosisu mul, lemmikmaterjal. Rooli, oota. Sisu on siis tegelikult suht lihtne. Auto seisma. Suhteliselt sportlik rool. Siis on veel korra siit istmeid. Välimus on selline jah, ma ei tea, see on okei. See ei ole väga okei. See oranž velg mulle isiklikult ei meeldi. Natukene siit. Nii, aga jaa, ma esiveoliste autode fänn väga ei ole, aga ma olen selle autoga sõitnud, ma arvan, mingi kilomeeter 2 heal juhul ja terve ajan nägu on säranud. Hääl on päris korralik. Spidomeetri peal
naljakas on see, et 50 on suht all, kus tavaautodel on mingi siuke 20 ja see 50 tuleb, ma arvan, väga kiiresti kätte igatahes. Oskagi rohkem kohe midagi rääkida, ma natuke proovin sellega sõita ja kahjuks ma kogu aeg filmida ei saa, sest mul ei ole telefoni kuhugi panna ja pole väga viisakas proovi autoga ühe käega filmida, teise käega sõita. Võtan ka ma siia. No, põhimõtteliselt ma saan oma telefoni siia panna. Natukene on äkki näha. Kas vaatame, kas siit midagi jääb ka. Siin on mingid igast reisnupud ja asjad, mida ma ei julge vajutadagi, aga proovida korra kohalt minekut. Ja 50 on käes. See on, jah, päris põnev. Võtame, kus me siin ümber saame keerata. Aga värvi poolest ja sisu poolest tegelikult, no ilmselt küll maksimumvarustusega, aga kõik peale oranžide velgede on päris hea. Ma ise eelistaks väga tõenäoliselt. No, oranž peegel häiri, aga velg võiks olla must või mis iganes muud värvi. Aga sisu kohta veel nii palju, et on nagu siuke suht ma ütleks isegi nagu natuke odavama poolne sisu, aga noh, kuna tegemist on sellise margiga, siis sisu ma ütleks ei olegi kõige tähtsam. See, mis kapoti all ja mujal on, see on vähe, see teeb tasa, ütleme nii. Ja tegu on veel, mainiks ära, tegu on veel tegelikult universaaliga, siis ütleks, et hääl ja kõik see on universaali kohta ikka väga ma ei tea jälle, kas video peale kuulda on, aga kui ma vahetan käiku alla, siis käib siuke mõnus urin, mis on mulle kui autoinimesele päris külmavärinad ei tule peale, kuna piisavalt vaikne on auto, aga siin on ka veel reisnupp, ma arvan, mis teeb vähe isasemaks selle asja veel. Komfort. Sport. Siin on veel sport, siin on Cupra ka veel võimalus panna. Set Driver Profiles. Panin S-i peale, vaatame, kas pidurid on küll väga sellised, et oma Lexusest siia autosse istudes on siuke tunne nagu, kuna on automaat ka. Igatahes jah, Lexusest siia autosse istudes on siuke tunne nagu oleks mingi kardiga sõidaks või ma ei tea, sest see, kui sa nagu pidurit vajutad, siis hääl on kohe palju isasem igatahes spordi peal. Ma taaskord loodan, et midagigi jääb vähemalt siia video peale ka. Ja see on selline auto täpselt, kus ei väga ei hooli, et raadio võiks olemata olla, sest kui auto teeb häält, siis ei ole raadiot vaja. Lausa kõhe on vahepeal sõita. Ja foorid on toredad. Punase foori taga. Ja sõnad loeti mulle ka enne peale, kui auto kätte anti, öeldi, et väga hulluks ei tohi minna, et see inimene, kes selle autoga igapäevaselt sõidab, peab linnaliikluses sellega hakkama saama, et kui ma sellega midagi hullu teen, siis sellega midagi hullu teed, siis see inimene saab kuskil mööda pead Selveri parklas või kuskil, aga raske on vaos hoida ennast, ütleks. Kui auto teeb sellist häält ja liigub sellisel viisil edasi. Ja kõik vaatavad. Ma ei tea, kas siis auto väljapoolt teeb häält või on need minu jaoks nõmedad oranžid väljad, mis kõigile silma jäävad. Aga kõik vaatavad igatahes autot.
isegi tagaistmed on Alcantara. Mõnus. Ja start-stop süsteem on foori taga päris mugav. Vahepeal juba vaatasin, et kas auto suri välja. Aga ei, start-stop. Siin on igast huvitavaid nuppe veel ka. Liina abi vaja, et praegu filmida. Kõike seda, mis siin sees on. Aga rool mulle meeldib. Mõnus käes hoida. Labadega saab käiku vahetada üles alla. Püsikiiruse hoidja. Neid asju on... siin on kaugusse tundlik püsikiiruse hoidja, mul selline tunne. Naljakas on istuda autos, kui see tegelikult liigub väga jõhkralt, aga on nagu kuidagi täpselt varajalt vaikne. Ja see on selline auto, et kui aevastad, kui spordi peal on ja aevastad, siis on 50 kohe käes. Varvast läheb gaasi pihta ja kohe. Kuigi tegelikult võimsuse poolest on 148 kilovatti. Ilmselt, ma ei tea, meil on 130, ei tohiks nagu vahe nii suur olla, aga ma arvan, et see auto on lihtsalt nii kerge võrreldes minu autoga ja ilmselt siin on mingid turbod asjad vähe asisemad vahele pandud, et ta nii hästi edasi liigub. 6 hours later. Üks asi, mis praegu juba siin Järveval 70 alas tunda annab, on see, et ilmselt on see tingitud sellest muidugi, et auto on võimalikult kerge tehtud ja nii edasi, aga müra on suht palju, ütleme nii, et kui enda autoga sõita, siis on siuke vaikuses sõidad, aga siin on nagu seda, nagu refi müra on kuulda, eks ma seda pärast näen ja kuulen, kas midagi telefoniga filmides ka on, aga kui ma räägin, siis ma pean ikkagi kõvasti rääkima praegu. Et see on suht palju, aga muidugi kuna tegu on sellise autoga, mille puhul ilmselt ostavad inimesed selle auto, kellel on suht suva, et kui palju see auto on, sest seal on nii palju muid asju, mis... ühesõnaga, see on jah rohkem mõeldud ilmselt seda tüüpi inimesele, kes tahab autost midagi muud kui vaikust. Ehk siis see on nagu... jah, see on lihtsalt asi, mis nagu... ta ei häiri, aga kui tulla vaiksest autost, siis esialgu on harjumatu. Ja samas kohe praegu plussid on kaugus kasutanud siin seda vahehoidvat püsikiirushoidjat, mis on suht hea ja rea see jälgimine peaks ka peal olema, aga võib-olla peab veel midagi vajutama ka. Ma nendest fancy'dest kiirushoidjatest ei tea väga midagi ja vahepeal, ma ei tea, kas on kuulda. Kupramood on veel sportmoodist järgmine asi. Väga tore. Nii et jah, ja näed kohe, kui 70 ala läbi sai, saab jälle nautida seda mõnusat mootori häält ja turbovilinat. Ja siis sellist võt. Joel peaks nüüd kohe koju jõudma. Minu kell on 3, mulle ütles, et kella 3 ta jõuab. Ja siis viib minu ka autoga sõitma, siis me lähme toome oma auto ära ja siis me äkki läheme kuskile sööma. Teeme väiksed Insta-pildid endale autoga. Siukse auto võib siis endale top-autost osta.
nüüd me siis viime auto tagasi, tegime endale Insta pildid, nii et kes meid mõlemad Instagramis follow võib, lingid on alati all description box'is, siis te juba nägite neid pilte. Võite teada anda ka, kas mind häirib selle auto juures väljavärv, kas teid ka häirib see? Need on kleepsud või? Sellel peeglil on küll kleeps. Peegel on kleeps ilmselt. Jah, sest et siin on üks korts minu meelest või siuke nagu koht, mis... Aga jah, väljad mulle ei meeldi, igatahes see oranž on kuidagi ja mulle ei meeldi üldiselt ka siuksed nagu kahevärvilised väljad. Jah. Aga jah. Nagu sõidu pealt on nagu enam-vähem, aga ikkagi... Ma vist ei jõua näidata. Ühesõnaga, me alati vaatame siit Tallinna Ülikooli seinapeegeldusest igat autot, millega me sõidame. Aga jah, sisu mulle meeldib, ilusad istmed. Alcantara. Baby back! Võtsime kanatiivad ja cheddar fries. Suurt sööki ei tahtnud täna. Püüan Nidoreni. Vaatame, kas ma saan kätte või ei saa. 1, 2, ma ei näe, kas on näha. 3, yes. Sain kätte. Elegantist näeb. Ma ei tea jah, kas on näha. Nice throw ka veel. Nüüd meil on ees 3 luuriga pokestoppi. Me läheme neid jahtima nüüd. Me tulime sõpradega pokejahile. Ma just käin midagi rääkida. Ma just tahtsin öelda, 4 kilti peaks täna veel kõndima. Palju on 4 või? Mul on 10 kilomeetri muna. Ma arvan, 4 veel või? Mul on vaja mingi 9, ma arvan. Ei ole väga palju käinud. Just panid või? Ei, enne 1,5. Siis kui tulime, siis panin. Nüüd meil on söögipeatus. Pokemonid on kõigil laua peal lahti. Ühe Läti ju Evolvida. Pokemon käib kõigil. Saad kolbati. Ma püüdsin kolbati niisama. Mul on kõik kolbati. Aga noh, mõttetu nõrk on ta niikuinii. Ma ei saanud 1000. Jah, ma sain ühe päris. Püüdsin ühe Eevi kinni ja siis evolvisin ta. Püüdsin Eevi kinni ja evolvisin ta ja sain 1004. Püüdsid mu vanema kinni. Väga nice. Jah. On ta? 49 kilo on kuumel Krabi. Kusjuures mul ütleb praegu, et see on liiga kaugel. Claudia. Pizza! Ja, aitäh. Mis siis parkiga? Kus oleks? Süüa saab iga päev.
palav. on. Sulle eriti? Ja mulle eriti. Ja järjekordne pannkoogi-pühapäev. Täna sööme õues ja mega palav on. Hästi paks ja siuke niiskõhk on. Ta võib meist ka teha pilti, või teeme nii või? Ma ei tea, sina tahad pilti? Lobe? Ei vaadanud, et seda. Ma panin üldsegi filmima millalgi. Tervist! Me hakkasime selfit tegema. Oodake. Täna me oleme Kadrioru pargis. Jalutuskäigul. Igasugused friigid on siin. Kohe tehakse pilti. Kuidas see... Siia tuli Slowpoke. Jakob. Ei, ta on jumala pahtab ikka täiega. Slowpoke tuli. Jakob on siia. Pean ka kinni püüdma. Vaadake, kes seal on. Pean kinni viima koju või? Joo. Kun minu. Issand, peale kui siga kodus oled. Leidsime 2 pokestoppi ja nüüd me panime luurid peale ja istume siin. Luurame, jah. Meelitsime ka teisi mängijaid kohale. Seal on keegid. Me saaks tegelikult niimoodi, kui Nende ratturitega me nägime neid enne Jaapani aias ja nad tegid ühe džimmi endale. Aga siis me peksime ühe neist minema sealt ja oli ka, et Ken saaks ennast asemele panna. Ja siis tegelikult on üks punt istub veel seal maas ka. Nii et me oleme põhimõtteliselt 3 mängijate gruppi veel meelitanud siia. Sellest peaks hakkama raha küsima. Ja peaks jah küsima. Pead loori püsti ja ütled kõigile, et ai, 5 euro võid püüda. Nüüd lähme peseme auto ära. Pühapäeva õhtu on käes. Ja... Me näeme nii pruulid välja mõlemad. See on see, et ma täna päikse käes muru niitsin, ma sain kohe uued värsked randid peale. Aga siuke see nädal meil oli. Aitäh, et vaatasite. Näeme järgmises videos. Tšau! Tšau!